tere tulemast tagasi minu kanalile, mina olen Rauno Rõiasmäe ja täna räägime ühest väga olulisest teemast, millest väga paljud tegelikult lihtsalt mööda vaatavad ja see on sõnavabadus. See võib kõlada natukene vanana või igavana, aga tegelikult on sõnavabadus hetkel suurema rünnaku all kui kunagi varem. Ja see puudutab sind, mind, pere, sõpru, ühesõnaga kõike, mis meil kultuurina tähtis on. Et see ei ole mingisugune poliitiline vidin, mingi vasak ega parempoolne asi, vaid see on põhimõtteliselt ainuke asi, mis hoiab ühiskonda ausana. Ja kui see murdub, siis põhimõtteliselt murdub kõik muu ka sellega. Aga vaatame siis kõigepealt üle, mis asi üldse on sõnavabadus. Et sõnavabadus on palju suurem kui lihtsalt arvamus. See on õigus kritiseerida võimu, küsida küsimusi, jagada teadmisi, avaldada ebapopulaarseid vaateid, teha nalja, paroodiat, satiiri, rääkida ka ebamugavatest asjadest, vaielda, kahelda. Ja sõnavabadus on tegelikult demokraatia kütus, et ilma selleta ei saaks meil toimuda teadus, poliitika, kultuur, ühiskonna areng, vigade parandamine, läbipaistvus. Et sõna ja mõtte vahele võib tuua võrdusmärgi. Et kui pole sõnavabadus, siis pole ka põhimõtteliselt mõttevabadus. Aga sõnavabadus ei ole absoluutne. On reaalselt 3 keelatud asja. Esimene on siis laim, ehk siis defamatsioon. See on siis teadlik valeväide teise inimese kohta, mis kahjustab tema mainet. Mis on selle juures oluline on siis see, et laim peab olema teadlik. Laim peab sisaldama fakte, mitte lihtsalt arvamust. Ja laim peab olema kahjustav. Arvamus ei ole laim, tunne ei ole laim, kriitika ei ole laim, ebaviisakus ei ole laim. Et põhimõtteliselt Juku võib öelda, et mulle ei meeldi see inimene, ta tundub korrumpeerunud. See on arvamus ja see on lubatud. Aga mitte, et tema varastas 50 000 eurot firmast, kui see ei vasta tõele, on see laim. Teiseks on siis konkreetsed ähvardused, mis on reaalsed usutavad ähvardused, mis võivad viidata mingisugusele teole. Näiteks kui ma ütlen, et ma tulen homme su maja juurde, löön sul hambad sisse, siis tegelikult see on keelatud. Aga kui ma ütlen lihtsalt, et ma vihkan sind või sa oled värdjas, siis see on mu arvamus ja see on lubatud. See on küll ebaviisakas, aga lubatud. Ja 3. asi, mis on keelatud, on siis vägivaldse teo otsene üleskutse. Mingi konkreetne käsk tegutseda, et minge tema maja juurde ja tehke talle midagi. See on keelatud. Aga kui ma ütlen, et ma arvan, et see poliitik on ohtlik, siis see on lubatud. Kust jookseb piir sõnavabaduse ja kellegi haiget tegemise vahelt? Ja siin on üks suurim viga, mida ühiskond teeb. Et kui keegi solvas mind, siis see ei võrdu sellega, et ta rikkus seadust. Solvumine on emotsioon, mitte kuritegu. Nii et sisuliselt, kui me keelustaksime solvumise, siis me peataksime mõttevabaduse. Sõnavabadus tegelikult kaitseb just neid sõnu, mis ei ole populaarsed, sest populaarseid sõnumeid ei ole vaja kaitsta. Kui oleks seadus, mis ütleb, et keelatud on solvata, siis võim otsustaks, mis on üldse solvav ja kelle solvumine loeb. Ehk võimutruud jääksid kaitstuks, aga ülejäänud nemad vaigistatakse. Ja see on autoritaarsuse algus. Miks tõde ja sõnavabadus käivad tihti käsikäes? Sest et tõde on tihti valus, ebamugav, vastuoluline, rahvale mitte meeldiv, poliitikutele mitte kasulik, meediale mitte väga mugav. Ja selleks, et rääkida tõtt, pead sa loobuma 100% tolerantsusest. Sa ei saa olla korraga, et ma ei taha kedagi solvata, aga samal ajal ma räägin tõde nii, nagu see on. Et tõde on nagu operatsioon, see teeb haiget, aga see ravib. Ja vale on nagu valuvaigisti, tunned ennast hästi, aga haigus jääb alles. Ja sellepärast avalik arutelu ongi ainukene viis, kuidas tuua välja tõde, korruptsioon, vigased poliitikad, valed otsused, meedia eksimused, süsteemne manipulatsioon. Nii et kui sõnavabadus sureb, siis tõde sureb esimesena. Miks sõnavabadus peaks kaitsma ka halbu ideid? Sest halbu ideid ei kõrvaldata tsensuuriga, vaid debatiga. Aga kui halvad ideed keelustatakse, siis nad ei kao ära, vaid nad niimoodi kaovad pimestusse, sest see niimoodi marineerivad seal ja siis nad radikaliseeruvad ja siis tulevadki jälle mingid ekstreemsed ideed sealt. Nii et kuidas siis ühiskond eristab head ja halb mõtet, ongi arutledes, mitte keelates. Tsensuur võrdub teadmatusega, debatt võrdub arenguga. Ja miks sõnavabadus ei tohi olla poliitiline? Sest kui sõnavabadust hakatakse rakendama nii, et see ei sobi, sest see ei sobi meie ideoloogiaga, siis see ei ole enam sõnavabadus, see on ideoloogiline kontroll. See tähendab siis põhimõtteliselt seda, et meie ideed on lubatud, teie ideed on ohtlikud. Meie solvumine loeb, teie solvumine ei loe. See ongi autoritaarsuse kõige esimene tase. Ja see tase on juba reaalselt mitmetes Euroopa riikides juba olemas. Sõnavabadus kaitseb just neid, kellel ei ole võimu. Läbi ajaloo pole ju sõnavabadust kasutanud need inimesed, kes on troonil. Võimul ei ole vaja sõnavabadust. Rahval on vaja sõnavabadust, et võimu ohjeldada. Ja miks on sõnavabadus praegu aktuaalsem kui kunagi varem? See pole seotud ühe poliitiku, valitsuse või erakonnaga. See on globaalne süsteemi muutus. Sõnavabadus on rünnaku all sellepärast, et info käitlemine maailmas muutus ja seda pöördepunkti ei saa enam tagasi keerata. Varem oli kogu info ühe kanali kaudu, kontrollitud ja tsenseeritud. Enne interneti oli maailm väga lihtne.
2-3 ajalehte, 1-2 telekanalit, mõned raadiod, mõned ajakirjanikud, 1 poliitiline narratiiv, 1 kultuuriline raamistik. Valitsused ja meediamajad otsustasid, mis on tähtis, mis on ohtlik, mis jõuab avalikkuseni ja mis mitte. Ühiskond sai ainult seda infot, mida valiti näidata. Narratiivid olid kontrollitud ja see lõi stabiilsuse. Isegi kui see stabiilsus oli osaliselt võlts. Siis tuli aga internet ja inimesed said esimest korda ajaloos ise rääkida. Ja see oligi murdepunkt. Internet muutis iga inimese reporteriks, iga inimese uurijaks, iga inimese arvamusliidriks, iga inimese kriitikuks, iga inimese potentsiaalseks megafoniks, iga inimese ohtlikuks allikaks võimustruktuuridele. Poliitikud ei olnud selleks valmis, meedia ei olnud selleks valmis ja süsteem ei olnud selleks valmis. Sest esimest korda maailmas sai rahvas võrdseks infomaailmas. Ja kui tavainimene saab rääkida, siis kaotab kontrolli see, kelle käes oli megafon. Internet purustaski ühe kõige olulisema võimuinstrumendi, kontroll narratiivi üle. Narratiiv on siis tõlgendus sündmusest, kes kontrollib narratiivi, kontrollib ühiskonda. Enne interneti oli see 100% eliitide käes. Poliitikud, suured korporatsioonid, meediagrupid, luureorganisatsioonid ja internet hävitas selle kõik ühe hetkega. Korraga tekkis sõltumatu ajakirjandus, whistleblowerid, anonüümsed lekitajad, sisuloojad, livestreamid, blogijad, erauurijad, aktivistid, Discordid, Telegrami grupid, Reddit, X, Twitter ja narratiivi ei saanud enam kontrollida. See oli süsteemi jaoks šokk. Ja siis võim nägi esimest korda, et kurat, inimesed hakkavad natuke liiga palju tähele panema, natuke liiga palju teadma, et internet paljastas skandaale, valeotsuseid, korruptsiooni, katkend valimislubadusi, ettevõtete pettusi, ametkondade kahtlasi sekkumisi, sõdade varjus juhtuvad, statistika manipuleerimist, poliitikute tõelisi motiive ja mitte tänu meediale, vaid tänu tavalistele inimestele. Esimest korda oli rahvas võimeline fact-checkima riiki, valitsust, meediat, suvalist ametlikku narratiivi. Ja see ajas süsteemi paanikasse. Ja vastus sellele on siis tsensuuri uus ajastu. Vaikne, tehnoloogiline, õigustatud, hea eesmärgiga. Süsteemi vastus ei olnud, et võib-olla peaks inimestega rääkima avatumalt ja ausamalt. Süsteemi vastus oli, et me peame kohe selle kontrolli tagasi võitma. Ja kuna otsene tsensuur näeb halb välja, siis leiutati pehme tsensuur. Desinformatsioon, vihakõne, kahjulik sisu, rahva kaitsmine valeinfo eest, oht ühiskonnale, turvalisus, tervisekaitse. Kõik ilusad sõnad, kõik vajalikud teemad, aga nende varjus filtrid karmistuvad, algoritmid vaigistavad, poliitiline surve kasvab, platvormid kustutavad, inimesed vaikivad, arvamused tsenseeritakse, narratiivid ühtlustatakse. Ja seda nimetatakse infokontrolli taastamiseks. Aga miks just praegu? Sest võim nägi, et rahva ärkamine ei ole enam peatatav. Viimase 10 aasta jooksul on inimesed õppinud ise uurima, inimesed loevad seadusi, inimesed otsivad andmeid, inimesed jälgivad poliitikute lubadusi, inimesed lindistavad politseid, inimesed võrdlevad narratiive, inimesed saavad aru, kui neid lollitatakse, inimesed küsivad küsimusi, mida varem ei küsitud. Ja see on süsteemi jaoks ohtlik, sest võim ei karda valesid, võim ei karda trolle, võim ei karda rumalaid inimesi, võim kardab teadlikke inimesi. Inimesi, kes ei usu kohe, kes kontrollivad fakte, ei allu narratiivile ja küsivad, miks? Miks muidu seda tehakse? No, miks see seadus vastu võiks? Aga kes sellest võidab? Miks? Ja sellepärast ongi sõnavabadus rünnaku all, sest infovõimu kaotus on ka poliitilise võimu kaotus. Ja sisuliselt on tegelikult platvormid muutunud uueks valitsuseks, sest sotsiaalmeedia tänapäeval ei ole enam lihtsalt meelelahutus. Täna on Instagram avalik ruum, TikTok on põhimõtteliselt poliitiline mõjukalal, YouTube on uuriv ajakirjandus, X või Twitter on siis reaalaja infooperatsioon, Reddit on kollektiivne teadmiste pank, Discord salajane avalik ruum ja Telegram alternatiivne meedia. Ja nendel platvormidel on rohkem võimu kui meediamajadel, riikidel ja koolisüsteemil. Ja nemad saavad vaikides shadowbannida, kustutada, varjutada, deplatvormida, musta nimekirja panna, eemaldada raha teenimise, kustutada terveid liikumisi. Ja see on uus digitaalvõim. Ja see võim pole rahva valitud. Millised on siis sõnavabaduse rünnakud aastal 2025 minnes üle aastasse 2026? Tänapäeva tsensuur ei tule punase pastakaga mingisuguse toimetaja käest. See tuleb algoritmidest, seadustest, platvormidest ja sotsiaalsetest survetest. Ja rünnakud jagunevad 6 suurde kategooriasse. Igaüks salakavalam kui teine. Algoritmiline tsensuur ehk siis see, mis on kõige salakavalam ja kõige vaiksem, mis toimub nii-öelda justkui kardinate taga. Sest et see on see, mida inimesed ei näe. Põhimõtteliselt siis, kui platvorm otsustab, et ta ei näita sinu sisu inimestele, surub su video not interested kategooriasse, ma üritan eesti keeles, surub su video mitte huvitatud kategooriasse, eemaldab sind soovitustest, vähendab reach'i 90% võrra, piirab levikut.
või eemaldab videost heli. Ilma selgitusteta, ilma hoiatuseta, ilma aruteluta. Ja selle tulemus, sa pole keelatud, sa oled nähtamatu. Ja nähtamatu sisu on sisuliselt tsenseeritud sisu. Ja seda nimetatakse shadowban'iks, mis on sisuliselt sisuloojate kõige suurem probleem, sest et ta isegi ei tea, kas shadowban tal on peal või mitte. Nii et väga võimalik, et kui mina ka siin platvormil natuke liiga palju lõugu laksutan siis võib ka minuga see juhtuda. Nii et kui sa arvad, et see, mis ma räägin, on tõde, siis pane like, jaga oma sõbraga. Teine on siis majanduslik tsensuur, kus sa võid rääkida, aga me võtame sult elatise ära. Siis põhimõtteliselt platvorm või bränd lõpetab sinuga koostöö, sponsorlepingu, reklaamtulu, monetisatsiooni, konto rahastamise ja põhjuseks võibki lihtsalt olla, et mingi vale poliitiline seis või ebapopulaarne arvamus, tundlik teema, vale inimene, keda sa follow'id, vale hashtag, mida sa kasutasid. No see on põhimõtteliselt vaikne viis öelda, et sa võid rääkida, aga sa maksad selle eest. Kolmas on siis sotsiaalne, ehk siis cancel culture, mis on siis häbistamine, sildistamine, rünnakuga, kommentaariumis, avaliku maine rikkumisega, töökaotuse ähvardusega. Ja taktika on lihtne, et kellegil polegi sind vaja keelata, kui ühiskond teeb selle sinu eest ise ära. Cancel culture'i eesmärk ei ole tõde. Selle eesmärk on põhimõtteliselt hirmu tekitamine, et inimesed õpiksid, ära räägi, muidu sinuga juhtub sama. 4. variant on siis õiguslik tsensuur, põhimõtteliselt, kus seadused on kirjutatud nii hägusalt, et seda saab tõlgendada nii või naaviis. Ja siia kuuluvadki siis vihakõneseadused, kahjuliku inforegulatsioonid, valeinfo levitamise karistused, turvalisuse tagamise seadused, chat control, Euroopa Liidu Digital Services Act. Probleem ei ole selles, et vihkamist ei tohiks olla. Probleem on selles, et need seadused on kirjutatud nii hämaralt, nagu laialt tõlgendatavalt, liiga üllatavalt paindlikult, konteksti väliselt rakendatavalt, ilma selge piirita. Ja selle sama seaduse järgi võib üks inimene pääseda hoiatusega, teine saab trahvi, aga 3. läheb vangi. Kõik lihtsalt sõltub sellest, kuidas sa tõlgendad, vaata. Kui seaduse mõiste kahjulik sisu ei ole defineeritud täpselt, siis võib seda tõlgendada kuidas tahes. 5. on siis platvormide tsensuur, mis on siis poliitiliselt motiveeritud reeglid, mida sisuliselt kontrollib Silicon Valley. Ja mida platvormid teha saavad, siis platvormid saavad kustutada sisu, eemaldada kasutaja, blokeerida konto, piirata kasutaja nähtavust, märkida postituse eksitavaks, eemaldada heli, lisada faktikontrolli, muuta kommenteerimiskorda või keelata poliitilised arutelud täiesti. Ja see on tegelikult suur probleem, sellepärast et need platvormid ei ole inimeste valitud, aga neil sisuliselt on rohkem võimu kui valitsusel. Kui Facebook või TikTok otsustab, et see teema on ohtlik, siis see põhimõtteliselt kaob internetist. Mitte seadustega, vaid nuppu vajutades. Ja 6. on enesetsensuur, kus on tegelikult kõige ohtlikum vorm üldse. See on see hetk, kus inimene ütleb, et ma ei hakka isegi rääkima. Mis siis, kui mind tühistatakse? Mis siis, kui mu tööandja näeb? Mis siis, kui ma kaotan followeri? Mis siis, kui mu pereliikmel on piinlik? Kui keegi klipib mu välja? Süsteem ei pea sind enam tsenseerima, sa tsenseerid ennast ise. Moraalne tsensuur on siis, kui ühiskond hirmutab inimesi moraalsete argumentidega. See on uus trend, eriti läänes. Kui sa ei mõtle nii nagu meie, siis sa oled halb inimene. Kui sa kahtled, oled äärmuslane. Kui sa ei nõustu, oled solvav. Kui sa küsid küsimusi, oled probleem. Ja selle tagajärg inimesed ei julge enam küsida kõige olulisemat küsimust. Kas see on tõsi? Tehniline tsensuur ehk siis chat control ja krüpteeritud sõnumite avamine. Euroopa Liit ongi praegu läbi surumas seadust, mis põhimõtteliselt lubab neil lugeda isiklikke sõnumeid, skanneerida Messengeri, Whatsappi, Gmaili, jälgida sinu pilte ja videosid, mis sul telefonis on, analüüsida kõnevalikuid ja luua ohuprofiile. Ja see kõik toimub muidugi laste kaitsmise ettekäändel, aga praktikas annab see õiguse riikidele lõhkuda ära iga individuaalse inimese privaatsuse. Ja see on sõnavabadusega üks kõige tugevamaid aluseid, et kui sul pole privaatsust, siis sul sisuliselt pole ka vabadust. Siis on muidugi ka narratiivne tsensuur, mida me siin just paar aastat tagasi kõik kollektiivselt kogesime, näiteks pandeemia ajal, sõdade ajal, valimiste ajal, majanduskriiside ajal, kliimadebati ajal, kultuuri- ja meediakanalite. Kui tekib mingi suur sündmus, siis platvormid ja meedia suruvad läbi sellised domineeriva narratiiv. Vaigistavad kõik kõrvalnarratiivid, naeruvääristavad küsimusi, ründavad skeptikuid ja karistavad valede küsimuste eest. See on narratiivi taastamine. Ja viimaseks on psühholoogiline tsensuur, et kui inimene tunneb hirmu, survet,
piinlikkust, ärevust, rünnakut, isolatsiooni, no siis ta vaikib. Pole tähtis, kas seadus lubab sul rääkida. Kui inimene ei tunne end turvaliselt, siis ta ei räägi. Ja see ongi sõnavabaduse lõplik surm. Et siis selle teema kokkuvõtteks, tänapäeva tsensuur ei näe välja nagu diktatuur filmis. See on vaikne, nutikas, algoritmiline, majanduslik, psühholoogiline, sotsiaalne, tehniline. See ei karju, me keelame sind. Ta sosistab, räägi vähem, küsi vähem, usu mind, me teame paremini. Ja kui me selle ka ära normaliseerime, siis me ei kaotu mitte ainult julgus rääkida, vaid ka julgus mõelda. Räägime nüüd natukene UK-st, siis Inglismaast on ju, et Ühendkuningriik on täna üks kõige ebatavalisemaid näiteid maailmas. Sest riik, mis oli 100 aastat tagasi sõnavabaduse lipulaev, on saanud nüüd läänemaailma demokraatia üheks suurimaks hoiatuseks. Inimesi on päriselt arreteeritud sotsiaalmeedia postituste eest. Ja see ei ole liialdus, see ei ole anekdoot, see on päriselt see, mis praegu maailmas toimub. Kas nad tegid siis mingi halva nalja, jagasid mingi miimi, kasutasid valesid sõnu, solvasid kedagi internetis. Kõige kuulsam juhtum on siis Harry Miller, endine abipolitseinik, kes arreteeriti selle eest, et ta likeis Twitteris transteemalist postitust, miimi. Ja politsei põhjendus selleks oli see, et me kontrollime, et ta ei oleks tulevikus ohtlik. Arreteerime sind mitte selle eest, mida sa tegid, vaid selle eest, mida sa võid teha. Ja see on Orwelli definitsioon pre-crime'ist. Graham Linehan oli üks UK edukamaid teleajakirjanikke ja ta kaotas kõik töölepingud, esinemiskutsed, agentuuri esinduse, oma Twitteri konto, oma sissetuleku, kuna ta kritiseeris rahulikult teatud transpoliitika elemente. Mis ta ütles? Ühe väga basic asja. Valitsus peaks laste meditsiiniliste protsesside üle rohkem kontrolli hoidma. Ta ei teinud kuritegu, ta ei kutsunud üles vägivallale, ta kritiseeris poliitikat, mis peaks olema normaalne ja tulemus, tema elu hävitati. Ja see on siis see pehme diktatuur. Karistatakse mitteametlikult sotsiaalse ja majandusliku surve kaudu. Öeldakse, et Inglismaa lipp on äärmuslik sümbol. At this point nagu mitmes UK piirkonnas Inglismaa lipp seostati ohtliku rahvuslusega. Õpetajatele anti juhiseid mitte kasutada seda liiga nähtavalt. Ürituste korraldajad said hoiatuse, et lipp võib olla problemaatiline. Tänavatel keelati mitmes piirkonnas lipu püstitamine pühade ajal. Mõtle selle peale. Su oma riigi lipp on järsku poliitiline risk. Kuidas rahvas saab olla vaba, kui isegi rahvussümbolid kardetakse? Online Safety Act, seadus, mis lubab riigil kahjulikku sisu eemaldada, ilma et sisu peaks olema ebaseaduslik. UK-s võeti vastu Online Safety Act. Selle seaduse kõige ohtlikum osa on legal but harmful. Eesti keeles siis legaalne, aga ohtlik. Ehk siis sisu võib olla täiesti seaduslik, aga kui see on kahjulik, siis seda võib eemaldada, kustutada, peita, varjutada midagi. Ja see on väga ohtlik tsensuuri vorm. Mitte, et see on ebaseaduslik, seega eemaldame, vaid see on seaduslik, aga me ei taha, et rahvas seda näeks. Kommunikatsioon, mis põhjustab ärevust, on järsku arreteeritatav. UK-s on seadus, et ta võib saada politsei kutsungi, kui ta postitab elektroonilise sõnumi, mis põhjustab ebamugavust, ärevust või häiritust. See määratus on nii lai, et see võib tähendada nii satiiri, poliitilist kriitikat, nalja, meemi, fakti, mis kellelegi ei meeldi, sõnumit, mis teeb kellelgi tuju halvaks. See tähendab sisuliselt, et sinu tunnete pealt saab kedagi teist karistada. Ja no demokraatia ei toimi siis, kui tunded määravad seaduse. Vanemad on saanud politsei kõnesid, kui laps on kommentaariumis kasutanud valesid sõnu või mis iganes. UK koolides on mitu dokumenteeritud juhtumit, kus laps kasutas mänguväljakul valet sõna, keegi filmis, klipp jõudis sotsiaalmeediasse ja lapsed said politseilt hoiatuse. Ja hoiatuseks on: teie laps kasutas potentsiaalselt vihkavat väljendit. Ja see on lääne demokraatia, mitte Põhja-Korea. Ja sisuliselt politsei tegelebki nüüd vihaste Twitteri sõnumitega, aga mitte päris kuritegevusega. UK-s on päris pikalt olnud kriitikuid, poliitikuid, kes ütlevad, et aga tänavakriminaalid, narkokaubandus, vägivallajuhtumid. Politsei vastab tihti, et meil pole ressursse. Aga nad leiavad ressursse, et minna järgi inimestele, kes internetis ütlesid valesti. No ma ütleks, see on selge prioriteedi moonutus. Ja kõige ohtlikum neist on see, et inimesed ongi hakanud vaikima. UK uuringud näitavad, et ligi pool elanikkonnast ei julge enam enda seisukohta avalikult avaldada. Avalikku kriitikat kardetakse isegi, kui seadus seda lubab. Ja see tähendab põhimõtteliselt, et sõnavabadus polegi vaja enam ametlikult keelata. Inimesed on õppinud ise vaikima. Selle teema kokkuvõtteks ütleksin seda, et UK ei ole diktatuur, aga see riik näitab meile väga hästi, kuidas sõnavabadus sureb demokraatlikult,
vaikselt tasapisi samm-sammult seaduslikult, mitte ühe suure keeluga, vaid tuhandete väikeste piirangutega, mida sa niimoodi venitad vaikselt, mida siis pika aja peale keegi ei märka. Ja nüüd räägime Eestist. Kus on Eesti? Praegu on meil veel hästi. Aga kui me ei tee midagi, siis meiega võib juhtuda täpselt samamoodi nagu UK. Oluline on aru saada, et me ei ole seal faasis, kus on UK, aga me ei ole ka puutumata. Me oleme lihtsalt natukene varajasemas faasis. See tähendab seda, et meil on veel aega, et õppida teiste vigadest või teha täpselt seda sama viga ja lõpetada täpselt samas kohas 5-10 aasta pärast. Eesti suur pluss on see, et Eestis on veel sõnavabadus õnneks tugevalt kaitstud. Eestis veel ei arreteerita inimesi sotsiaalmeedia postituste pärast või meemide või kommentaaride pärast. Eestis sa saad kritiseerida valitsust, kritiseerida seadusi, teha nalja poliitikute üle, rääkida oma kogemustest, avaldada ebapopulaarseid seisukohti ja no enamasti ei tule järgmine päev sul ukse taha patrulli. Ja see on suur pluss ja seda tuleb hoida, aga me ei ela vaakumis. Me oleme Euroopa Liidu liige, me oleme seotud Euroopa Liidu direktiivide ja raamistikega. Me oleme seotud Digital Services Acti ja tulevikus ka chat control tüüpi survega. Ja need sõltuvad samadest CM kaksikutest, milleks on siis turvalisus ja kontroll. See tähendab, et kui Brüsselis hakatakse vastu võtma seadusi, mis on stiilis võidelda kahjuliku info vastu, kontrollida kõiki sõnumeid, piirata valeinfot, siis Eestil on 2 varianti. Kas minna kaasa või hakata vastu, mida siiani on pigem tehtud ettevaatlikult ja vaikselt. Eestis reaalset survet selles mõttes ei ole, mingi politsei ukse taha ei tule ja nii edasi. Aga meil on siuke sildistamine ja sotsiaalne surve. Eestis näeb see siis rohkem välja niimoodi. Sisu kustutatakse sotsiaalmeedias kogukonna standardite alusel. Ebamugavad teema tõstatamised saavad kiiresti sildid nagu vandenõu, äärmuslik, kahjulik. Platvormide algoritmid vähendavad levikut. Avalikus diskussioonis lükatakse teatud inimesed kohe nurka, eriti kui nad ei mahu korrektsesse keelde. Ja rahaliselt võid saada kiire litaka, kui su brändile tekib kehv maine. Meil ei tule veel politsei ukse taha, kui sa teed nalju, aga sa saad mainekahju, projektid võivad kaduda, bränd väriseb, tööandja võib hakata muretsema ja koostööpartnerid võivad vaikides eemalduda. See on ka surve, lihtsalt siin natukene eestilikus vaiksemas vormis. Oht number 1 Eestis on enesetsensuur väikses ühiskonnas. Meie eripära on see, et me oleme väike küla põhimõtteliselt. Ehk kõik tunnevad kõiki läbi 1-3 inimese, avalik maine liigub kiiresti, keegi ei taha olla see probleemne vend, ja kui sa oled liiga terav, võib töö või projekti pind kiiresti kiitsaks jääda. Ja see loob ideaalse pinna enesetsensuuriks. Mul on oma arvamus, aga me ei hakka seda avalikult ütlema. Mis siis, kui mu klient näeb, mis siis, kui mu tööandja näeb, mis siis bla bla. See ongi siis põhimõtteliselt sama, et seadus lubab rääkida, aga psühholoogia ütleb, et ära räägi. Ja see ongi tegelikult sõnavabaduse tegelik front, et sa võiksid ja julgeksid rääkida ideedest ja kõigest muust. Oht number 2 on vihakõne ja valeinfo raamid. Eestis on ka vihakõne ja vaenu õhutamise ja avaliku ruumi korra seadused, et paberil kõlab ju kõik ilusti. Ei tohi üles kutsuda vägivallale, ei tohi sihtida gruppe ohtliku vaenukõnega, ei tohi kutsuda otseselt kahju tegema. Ja reaalses maailmas tekib see küsimus, et kes tõlgendab, millal on tegu vihkamisega ja millal lihtsalt karmi kriitikaga. Et kui piir ei ole kristall selge, siis saab seda alati natukene venitada. Täna natuke, homme natuke. Ülehomme oled sa juba kongis sellepärast, et sa ütlesid midagi, mis 5 aastat tagasi oli normaalne. Oht number 3 on see, et kõik platvormid on globaalsed. Et kui UK ja USA suruvad peale, siis kannatab ka Eesti. YouTube, TikTok, Instagram, need kõik platvormid ei ole Eesti omad. Nii et kui UK võtab vastu karmid reeglid või USA loob mingisuguse disinformatsiooni task force'i või Euroopa Komisjon surub oma mingi chat kontrolli teemat peale, siis platvormid ei tee iga riigi jaoks eraldi seadust, vaid nad teevad sellise ühe globaalse, turvalise reeglistiku, ühe standardiseeritud filtrisüsteemi, ühe tehisintelligentsi sisukontrolli malli ja Eestit koheldakse samade reeglite järgi. Isegi kui Eesti seadus ei ole nii karm või kui Eesti inimesed tahaksid rohkem vabadust, näiteks Eesti avalik debatt vajaks rohkem tähelepanu, mitte vähem. Eesti eelis on see, et me ei ole veel täielikult ära polariseerinud. Meil on tehnoloogiline kompetents, meil on kogemus nõukogude tsensuurist, me mäletame, mis tunne on, kui ei tohi rääkida. Mina ei mäleta, aga minust vanemad veits. Meil on väike, aga kiiresti reageeriv
eksisteeriv kogukond. Meil on sisuloojaid, kes alles nüüd hakkavad päriselt olulisi teemasid tõstatama. Meil on võimalus rääkida sellest enne, kui asjad eskaleeruvad. Luua teistsuguseid platvorme, kogukondi, lahendusi, hoida survet, et seadused oleksid täpsed, mitte hägused ja seista selle eest, et sõna ja mõte jääksid vabaks. Aga see võimalus kehtib meile ainult seni, kuni inimesed julgevad veel rääkida. Sisuloojad ei hakka ennast ise tsenseerima, rahvas ei vaheta vabadust mugavuse vastu ja me peame lõpetama selle ütlemise, et minust ei sõltu midagi. Sõltub küll. Nii et UK näitab meile väga hästi ära, mis saab siis, kui meie sõnavabadust hakatakse piirama mingisuguste tolerantsuse ja heade kavatsuste tagant. Eesti veel pole seal, aga me näeme sama mustrit. Samad sõnad seadustes, samad platvormid, sama surve, sama hirm valesti arvata. Nii et jah, meil on valik, kas õppida nendest vigadest või korrata neid. Aga mida mina jällegi isiklikult näen, on see, et noorem generatsioon on nii-öelda siis nooremas eas palju laiema silmaringiga teadlikumad kui siis vanemad inimesed. Ehk siis mingil määral ma näen, et kui boomerid ja kõik need selles vanas süsteemis, kui internetti ei olnud, põhimõtteliselt võtsid endale selle löögi vastu, kinnitasid sellesse süsteemi ära, vähemalt nad käisid tööl, said piisavalt pappi, et endale elamine osta. Nad teadsid, et nad on süsteemis, aga vähemalt see süsteem andis neile midagi. Aga tänapäeval need noored siis kannatavad, nad ei saa mitte midagi. Põhimõtteliselt mitte midagi ei ole head. Võib-olla on see, et mina ise lihtsalt olen nii kui äksi täis, ma oleks valmis. Aga ma arvan, et mida rohkem sellest räägime, seda rohkem noori on ka nõus tegema selle jaoks midagi, sest et meie noored oleme see, kes peame tegelikult suurema ülejäänud elust veel elama siin riigis ja planeedil. Nii et tegelikult meie oleme need, kes peaks midagi tegema. Mis siis tegelikult toimub? Sellest mõistmiseks peame aru saama 3 kihist. Võimupsühholoogia, infoökoloogia, tehnosüsteemid. Et kõik 3 punkti töötavad koos. Võimupsühholoogia on siis põhimõtteliselt see, et võim ei ole kunagi ajaloos öelnud, et laseme rahval rohkem rääkida, pole hullu. Ükski süsteem. Mitte kunagi. Ajalooline muster on alati sama. Kui info liigub vabamalt, võim karmistab kontrolli. See juhtus trükipressi tulekul, raadio tulekul, tele tulekul, interneti tulekul, sotsiaalmeedia tulekul ja nüüd tehisintellekti tulekul. Võimuinstinkt on igal ajastul sama. Kontrollida narratiivi. Narratiiv võrdub võim. Ja kui võim näeb, et narratiiv hakkab lagunema, siis tekib üks reaktsioon ja see on surve. Infoökoloogia, mida rohkem hääli, seda vähem kontrolli. Täna oleme infoplahvatuse ajastul. Enne oli 1 häälekanal, nüüd on miljonid. See tähendab seda, et vale narratiiv ei püsi enam. Inimesed saavad fakte kontrollida ise ja rahval on rohkem võimu kui poliitikutel. Ja see hirmutab võimu, sest varem piisas ühest pressikonverentsist ja täna levib ühe inimese faktipõhine thread kiiremini kui mõni valitsuse avaldus. Narratiiv laguneb, võim reageerib, tsensuur. Ja tehnosüsteemid ongi siis need algoritmid ja platvormid, millest juba rääkisime. Instagram otsustab, mis rikub kogukonna standardeid. YouTube otsustab, mis on ohtlik reklaamijatele. Facebook otsustab, milline info on valeinfo. Ja see kõik toimub automaatselt, ilma inimese loata, ilma läbipaistvuseta, ilma aruteluta, ilma teavitamata, ilma vastutuseta. Mis on sõnavabaduse surve poliitiline mehaanika? Pole tähtis, kas vasak või parem. Võimuvool tekitab ikkagi sama surve. Enamik inimesi arvab, et tsensuur tuleb mingit teatud poliitilisest poolest. Ajalugu näitab. Parempoolsed piiravad sõnavabadust, kui see on neile ohtlik. Vasakpoolsed piiravad sõnavabadust, kui see on neile ohtlik. Keskparteid piiravad siis, kui surve on suur ja tehnoplutokraatiad piiravad kasumi nimel. Nii et teema ei ole enam vasak versus parem. Teema on see, et kui süsteem ei kontrolli narratiivi, siis kaotab ta legitiimsuse. Huvitav, see ei tule ei vasakult ega paremalt. Kus tuleb siis? Narratiiv võrdub usaldus võrdub võim. Sest kui usaldus murdub, peab võim vaigistama kriitikat, hoidma narratiivi, ignoreerima ebamugavaid küsimusi ja peitma asju sinu turvalisuse sildi alla. Miks on praegu siis uuesti sõnavabadus rünnaku all? Sest info liigub liiga kiiresti ja inimesed ärkavad liiga kiiresti. Videosõjast levib 5 sekundiga. Leaked dokumendid jõuavad TikToki enne, kui meedia jõuab reageerida. Uurijad panevad faktid paika enne poliitikuid. Inimesed filmivad politsei töömeetodeid ja rahvas näeb kulisside taha rohkem kui kunagi varem. Ja see kõik tähendab seda, et
Piltlikult öeldes poliitiline kontroll läheb lühisesse. Meedia kaotab monopoli, poliitikute narratiivid lagunevad laivis. Mida teeb süsteem? Ta püüab maha suruda mitte valet, vaid kontrollimatut tõde. Ja miks kasutatakse siis lihtsaid mentaalvõtteid? Turvalisus, kahjulik info, vihakõne, rahvakaitse. Suurimad tsensuurid läbi ajaloo on tulnud alati samade sõnadega. Turvalisus, rahvakaitse, stabiilsus, kord, ühiskonna heaolu, desinformatsiooni vastu võitlemine, kahjulik sisu, vägivalla ennetamine. Need on sõnad, mida keegi ei julge kritiseerida, sest need kõlavad ju hästi. Aga see ongi tsensuuri üks psühholoogiline kilp. Kui keegi ütleb, et seda teemat on vaja piirata rahvakaitseks, siis inimesed ei küsi, et okei, aga kuidas see piirang tegelikult toimib? Kes otsustab, kelle alusel, mille alusel, kui kaua, kas seda saab kuritarvitada? Heade kavatsustega õigustatakse piiranguid, mille tagajärjed on destruktiivsed. Kurat, eesti keeles on hea sõna või? Ja siin ongi siis the real game. Sõnavabadust ei piirata sellepärast, et see on ohtlik. Seda piiratakse sellepärast, et see on võimas. Sõna ei ole lihtsalt arvamus. Sõna muudab poliitikat, kukutab valitsusi, paljastab korruptsiooni, avab mädanenud süsteeme, liidab rahvast, äratab inimesi, paneb inimesi mõtlema, viib ühiskonna uutele tasandite. Sõnavabadus ei ole oht kodanikule. Sõnavabadus on oht süsteemile, mis ei taha muutuda. Miks me peame siis sellest rääkima? Miks ma sellest räägin? Sest kui me vaikime, siis vaikitakse lõpuks kõik. Sõnavabadus ei ole lihtsalt üks vabadustest. See on vundament, millele kõik teised vabadused toetuvad. Sõnavabadus ei ole eesmärk. Ta on tööriist, mis hoiab ühiskonda ausana. Kui inimesed kardavad rääkida, siis ühiskond lakkab arenemast. Kui inimesed ei saa enam kritiseerida võimu, kui inimesed kardavad eksida, siis nad lõpetavad mõtlemise. Ja kui me ei räägi nüüd, siis me räägime hiljem, aga siis juba ei hirmust. See ei ole vasak versus parem, see ei ole rahvus versus rahvus, see ei ole põlvkond versus põlvkond, see on kogu rahvas versus süsteem. See puudutab igat inimest, kes näiteks, ma ei tea, Instagramis postitab kas või korra nädalas. No ütlevad, et sõnavabadus, see on poliitikute ja aktivistide teema. See puudutab sind, kes postitab oma arvamust, inimest, kes teeb nalja, inimest, kes räägib oma kogemusest, sisuloojad, kes jagab mõtteid, ema, kes jagab kriitikat kooli kohta, töötajad, kes kritiseerib töötingimusi, inimest, kes ei taha vaikida, inimest, kes lihtsalt tahab mõelda. Sõnavabadus võrdub eluvabadus, sest kui sõnavabadus sureb, surevad kõik teised vabadused sellega. Ilma sõnavabaduseta me ei saa võidelda korruptsiooni vastu, parandada halvasti toimivaid seadusi, kritiseerida valitsust, kaitsta vähemusi, kaitsta enamusi, seista teaduse aususe eest, seista kultuuri eest, paljastada võimu kuritarvitamist. Sõnavabadus on vundament, mitte lõbu. Ja siin ma hakkaks vaikselt terve video kokku pakkima sellega, et ma kutsuks teid kõiki ülesse, mitte vägivallale. Me ei saa teeselda, et kõik on korras. Me ei saa käituda nii, et sõnavabadus on igavene ja meil on garantii elu lõpuni. Ajaloos pole mitte ükski riik jäänud vabaks lihtsalt lootuse peale. Vabadus püsib siis, kui inimesed hoiavad seda elus kõne ja mõtte abil. Mida sina saad teha? Päriselt. See ei ole üleskutse kaklusele. See ei ole üleskutse vaenule või hirmule. See on kutse, et ole teadlik, aus ja julge. Ja see algab väikestest asjadest. Räägi, kui näed ebaõiglust. Küsi, kui midagi tundub kahtlane. Ära karda tunnistada, et eksisid. Ära naeruväärista neid, kes küsivad. Ära vaigista teisi lihtsalt sellepärast, et nad on ebamugavad. Mõtle oma peaga. Ära anna oma häält ära mugavuse eest. Kui sa oled sisulooja, ära lase oma häälel kustuda algoritmi pärast. Ära lase cancel kultuuril dikteerida oma sõnu. Ära lase sotsiaalsel survel muuta oma identiteeti. Ära tee end väiksemaks lihtsalt selleks, et kõigile meeldida. Ja kui sa ei ole sisulooja, siis ära tunne, et sa pead vaikima lihtsalt sellepärast, et teised vaikivad. Ära lase kellegil panna enda külge mingit silti, mis sinuga päriselt ei haaku. Küsi, mõtle, analüüsi, ära lase ennast mõjutada. Kui sa oled noor, siis sinu põlvkond määrab, kuhu liigub Eesti edasi. Ära lase süsteemil öelda, et sinu arvamus ei muuda midagi. Ja sõnum kõigile neile, kes tunnevad ärevust ja hirmu. Kui sa tunned, et sa ei julge midagi öelda, siis tea, sa ei ole üksi. Sellepärast me räägimegi sellest. Sellepärast me loome seda liikumist. Et keegi ei peaks üksi tundma, et tema hääl on ohtlik. Ja see liikumine ei ole poliitiline, see on inimlik. Ma ei kaitse ühte poolt, ma ei ründa teist poolt, ma ei ehita uut parteid, uut ideoloogiat või uut dogmat. Me kaitseme ühte asja. Võimalust rääkida, võimalust mõelda, võimalust küsida ja võimalust kasvada. Ja kui see vabadus kaob ka kõik muu. Eesti tulevik sõltub praegu sellest, kas me julgeme ausalt rääkida. Meie riik on väike, meie inimestel on potentsiaal, meie kultuur on habras. Kui me tahame, et Eesti oleks koht, kus meie lapsed saavad vabalt rääkida, mõelda ja kasvada, siis me peame selle vabaduse hoidma alles täna. Sõnavabadus ei ole relv, millega teisi lüüa. See on valgus, mis näitab teed. Ja kui see valgus kustub, siis me jääme pimedusse. Ja mina, ma ei tea, ma ei lase seal juhtuda. Ja sellepärast ma siin olengi, onju.
ma räägin, küsin, otsin tõde, kuulan, ma olen valmis kasvama ja eksima ja ma kutsun sind endaga kaasa. Ja kui meie hääled liituvad, siis pole mitte ühtegi süsteemi, mitte ühtegi algoritmi, ühtegi narratiivi, mis suudaks selle kinni panna. Nii et nii kaua, kui me räägime, on Eesti vaba. Lõpetuseks ka siia suur tänu kõigile, kes siia lõpuni üldse vaatasid. Viska like, jaga inimestega, kui sa arvad, et see sõnum on väärt jagamist ja see on oluline teema, mida me peaksime kõik arutama. Võite kindlasti kommenteerida, mis teemadel veel rääkida ja sisuliselt, mis te arvate, kui me loomegi mingisuguse kommuuni, ma ei tea, mingi ühise grupi chati või page'i või veebilehe või mis iganes, kus me saaksime arutada mingisugune ma ei tea, terve Eestiga teha siukse digitaalse demokraatliku platvormi. Võiks midagi siukest luua. Kui on siin arendajaid, kes on seda videot näinud, kirjutage mulle sisuliselt. Mul on veel hästi palju teemasid, mida läbi rääkida. Ma pean tegelikult mingid teemad ennem läbi rääkima, kui ma saan raskemate teemade juurde minna, sest et mingid põhiasjad on vaja ennem ära seletada inimestele. Kui sa õppisid siit videost midagi, kommenteeri, mida sa sellest videost õppisid. Kui sa tunned, et siia videosse jäi midagi veel mainimata, mida oleks pidanud või võinud mainida, samamoodi pane kommentaariumisse, vastan, teen niimoodi, et kõik väärtuslikud kommentaariumid jõuaksid ka siis kõrgemale ja teeme siis debatti. Ma ei tea, ükskõik mis teemadel. Loodan, et meeldis ja näeme juba järgmises.